Vaatame, mis siis veel võiks kevadise suurpuhastuse ajal ette võtta, et tihtipeale üks probleemne koht on sellised kõrgemad kapiotsad. Sinna koguneb parasjagu kõvasti tolmu ja aja jooksul, kui see tolm seal kapiotsas on, siis ta jõuab meil õhust koguda enda külge nii-öelda lihtsas keeles öelda üks pahasid elemente. Pruugi olla allergikud või astmaatikud, aga seal samas ta mõjutab. Kui nüüd vaadata, kui on esemed kapi otsas, siis kindlasti see raskendab kapiotsade puhastamist. Ja kuidas seda tolmu siis pühkida, et kui on nüüd mingi treppredel või mingi selline kindel alus, siis võib sinna väga vabalt minna ühe mõnusa mikrokiudlapiga. Aga täna on mul siin kaasas ka selline professionaalne mööblimopp, kuhu otsa käib selline äravõetav sukk ja seda annab painutada ja siia annab panna siis täpselt nii pika varre, kui seda parasjagu vaja on. Ja sellega on siis tegelikult sellistel kõrgematel pindadelt ääretult mugav tolmu pühkida ja nagu nüüd siit näete, siin võib-olla on hall tolm, hallil pinnal ei ole nii hästi näha, aga ta seob selle väga hästi enda külge. Nüüd need võib-olla kodudest tuntud karvased tolmumopid, et miks mitte ka sellega kuskilt kõrgemalt tolm alla tuua, aga sellega peab arvestama, et ta ajab seda väga palju kui laiali ja mõtlema peab selle peale, kuidas seda tarvikut ennast puhtaks saada. Siin on asi väga lihtne, et ma lihtsalt võtan selle siit otsast ära ja panen pesumasinasse. Köögikappide tolmuga on natuke keerulisem. See on selline teinekord siuke rasvane ja ta ei tule siit nii hästi ära kui elutoas. Et siin tõesti oleneb, et kui kaua ta pühkimata on, sellest ka natuke see tegevus. Et kõigepealt võib-olla võtakski kätte ja võtaks ära sellise niiske lapiga seda tolmu nii palju kui saab. Aga nagu näete, ta hakkab siin rulluma ja ega ta hästi ära ei tule, sest et ta on ikkagi selline rasvane. Aga võtaks ikkagi niimoodi kuivemalt ära, nii palju kui see siiski õnnestub. Siin ta õnnestub tegelikult selliselt, ma julgen öelda, et keskmiselt. Nii, aga nüüd see, mis on seal selline rasvane, seda ausalt öeldes hakkaks lausa küürima. Ja hetkel on mul siin võetud üks vamm ja nõudepesu aine lahus, sest see lahustab rasvast mustust. Ja lihtsalt tuleks see asi siin meil lahti pesta vee ja aine ja mehaanika mõjul. Ja see võib ausalt öeldes võtta päris kaua aega, olla üsna ebameeldiv protseduur, sest ta kipub niimoodi rulluma. Ta ei taha hästi ära tulla. Ja vajadusel tuleb seda protseduuri mitu korda korrata. Siin võib nüüd paberit kasutada või mõnda lappi, millega seda püüda siin vahepeal kuivatada seda lahti tulnud mustust. Ja hetkel ma võtan siit ühe mikrokiudlapi, vaatame, kuidas see asi õnnestub ära kuivatada. No, päris hästi tuleb. Aga hetkel mul lappi liigu ja see ikkagi näitab, et seal on veel endiselt seda mustust, et ma peseks teda veel korra. Ja kui ükskord on see kapipeane ilusti puhtaks saanud, siis selleks, et vältida sellist rasket tööd, nagu me praegu teeme, paneks ma siia kapi otsa ajalehed või mingid muud paberid, mida alt näha ei ole ja ei riiva köögi sellist väljanägemist, siis järgmine kord on see, et võtame ära siit lihtsalt selle määrdunud ajalehe ja ei olegi vaja küürida. Ja asi hoopis lihtsam. Nii, hetkel mul see lapp liigub siin märksa lihtsamalt, ehk see pind on tunduvalt puhtam. Oih, mis võib nüüd juhtuda koristamise käigus. Et kui nüüd põrandale on kukkunud selline vedelmustus ja võib-olla ka klaasikillud. Täna meil siin klaasikilde õnneks ei ole, saame lihtsalt klaasi ära võtta. Aga kui on põrandal niisugust vedelat mustust, siis seda on muideks väga hea ära tõmmata, kui on põranda kuivataja ja selline kühvel, millel on servas hea pehme kumm. Et niimoodi ma saan väga mõnusalt ja mugavalt selle suurema sodi kõik siia kühli peale ja kui mul oleks olnud ka siin juhuslikud klaasikillud, siis oleks saanud ka need sinna tõmmata. Ja pärast siis kühli puhtaks pesta või selle siit ära kallata. Nüüd need piisad, mis meil see mööbli peale läksid, et eks need tuleb ikka lapiga võtta ära. Aga kui seda põrandalt, selleks ma ei pidanud ei kummardama ega midagi.
ja selliseid olukordi olen ma korduvalt näinud kuskil kohvikutes näiteks, kus kukub maha üks kohvitass ja küll siis seda eemaldatakse seal küll siis paberiga või siis selliste koduste moppidega ja tulemus on see, et see aetakse mööda põrandat laiali. Aga meil on ta vaja sealt ikkagi kätte saada. Sellise mustuse lõpuks loomulikult siin võib küll paberi sisse võtta või niiske lapiga, kuidas ta siis mugavam tundub. Aga mul on teda ikkagi väga vähe siit põrandat hetkel vaja võtta võrreldes sellega, mis teda siin alguses oli. Kodus juhtub ikka seda, et maas on puru, sodi, prahti, koerakarvu, nii nagu siin hetkel näha. Ja siin on kivi, siin on puit põrand, ühesõnaga kõvakattega põrand. Tihti me kipume seda tolmu ja sellist sodi ja prahti imema tolmuimejaga. Aga see ei ole kõige parem tegevus ja miks? Tolmuimeja võib olla väga-väga tõhus, temast võib väljuda väga puhas õhk, aga vaatamata sellele see väljuv õhk paneb siin ruumis õhu ringlema. Ja selle õhu ringlemise tulemusena palju tolmu tõuseb õhku. Ja see tolm, mis on õhus, seda me paraku eemaldada ei saa. Ja sellepärast võib juhtuda, et me teinekord köhime, aevastame ja võib-olla lihtsalt tunneme ennast kehvasti. Ja see tolm langeb tagasi mitte varem kui 2 tunni pärast. Nii et teisisõnutsi veel, kui on peres allergikud, astmaatikud, siis pärast tolmuimeja kasutamist oleks väga hea, kui nad umbes 2 tundi toas ei ole. Seal samas ei saa öelda, et tolmuimeja oleks kasutu masin. Et kui meil on tekstiilkatted, siis ta on ikkagi hädavajalik ja tekstiilkatetes saab ainult tolmuimejaga ära. Aga vaataks, mis selle sodiga siin võiks teha, et võib-olla kuidas saaks tema nagu kergemini ja kiiremini ära. Et siin on mul nüüd üks selline töövahend nagu põranda kuivataja pühkija. Et võib-olla ta on rohkem tuntud just nimelt vee pühkimise töövahendina, aga kui ta on selline just pühkimiseks ka mõeldud tarvik, siis ta pühib väga efektiivselt ka kuiva lahtist sodi kokku. Ja ta võtab ka sellise sodi, mida võib-olla näiteks hari ei võta. Ja seda kokku pühitud sodi on väga mugav tõmmata kühli peale. Hetkel ma kasutan sellest natuke lühema varrega. Võib-olla jälle oleme harjunud, et selleks on poolpika varrega hari. Minul on jälle kumm. Nii et hästi lihtne oli seda teha. Kellel on lemmikloomad, siis võib-olla on vajadus päevas paar korda pühkida, siis ta on hästi lihtne. Aga selle tarvikuga ei ole ainult see, et me pühime prahti ja tolmu ja sodi. Et tal on tegelikult väga palju funktsioone. Et siin on mul nüüd üks mikrokius põrandalapp. Ja ma panen ta siia nüüd kõrvu pidi selle põranda kuivataja külge. Ja nüüd, kui ma hakkan, näiteks ma selle lapi võin teha kas siis natuke niiskeks, rohkem niiskeks või siis ka vajadusel märjemaks. Ja nüüd, kui ma siis hetkel on mul kuiv küll see lapp, aga et kui sellise lapiga pühkides või ka pestes saan ma teha nüüd märjemaid meetodeid. Ja oluline on siin juures see, et ma tõstan seda kummi regulaarselt lapi peal edasi ja ma saan väga hästi teha ka niisugused igasugused servad ja liistud, mida muidu võib-olla on raske puhastada. Ja niimoodi ma saan seda kummi siin lapi peal edasi tõsta umbes 15 korda. Ühe poole peal nüüd 1 ja 2 ja 3 ja nii edasi. Ja siis on mul veel lapi teine pool. Vahetan lihtsalt siin lapile poole ära ja saan ka teise poole ära kasutada. Nii et tegelikult saab ühe lapiga väga suured alad tehtud. Nüüd, kui on vaja vett põrandalt kokku korjata, näiteks pesuruumis või duširuumis, siis tegelikult kõlbab jälle see sama põranda kuivataja pühkija, aga seda vajadust võib olla ka suurpuhastuses ja siis ma lihtsalt tõmban vett põrandalt kokku.